Teherani surve on jõudnud karmisse ja otsesesse faasi. Kolmapäeval 2026 aasta 15. aprillil reageeris Iraani president Masoud Pezeshkian pärast seda, kui Ameerika Ühendriigid muutsid merelise piiramise Iraani sadamate tegelikuks blokaadiks. Toimunut on lihtne mõista. Washington sulges režiimi majandusliku väljapääsu mere kaudu ja tõstis kriisi hinna lämmatavale tasemele. Kes on selle keskmes? Ühel pool on Donald Trump, Ameerika Ühendriikide sõjaväeline juhtkond ja USA merevägi. Teisel pool on Pezeshkian, revolutsiooniline kaardivägi ja Iraani režiimi tuumik. See blokaad hakati välja kuulutama 13. aprillil ja Ameerika juhtkonna sõnul viidi see täielikult ellu 15. aprilliks. Kus see toimub? Merealal, mis ümbritseb Iraani sadamaid Pärsia lahes ja Omaani lahes Hormuzi väina kriisi ajal. Kuidas see toimib? Laevad, mis üritavad Iraani sadamatesse siseneda või sealt lahkuda, peatatakse või sunnitakse tagasi pöörduma, samas kui teiste piirkonna riikide suunas liikuvad alused võivad marsruuti endiselt läbida. See tähendab, et sihtmärk pole kogu maailma laevaliiklus, vaid Iraani kaubanduse eluliin. Löök on ränk, sest geograafia töötab Teherani kahjuks. Hormuzi väin on endiselt üks planeedi kõige kriitilisemaid energia läbisõidukohti, kus liigub umbes 20% maailma naftast. Ja miks Ameerika Ühendriigid tegid seda just praegu? Sest Washingtoni eesmärk on sundida Iraani tuumaläbirääkimistel järele andma, avada mereliiklus täielikult ja naasta läbirääkimiste laua taha, maksimaalse surve all. Trump ütles, et sõda on peaaegu läbi, kuid tegi selgeks, et missioon pole veel lõppenud. Samal ajal ebaõnnestusid Pakistanis vahendatud kõnelused kõige tundlikumates küsimustes, eriti ummikseisus uraani rikastamise üle. Teisisõnu, diplomaatia asemel hakkasid Ameerika Ühendriigid survestama kõige valusamates kohtades, kaubanduses, ekspordis ja ressursside sissevoolus. Pezeshkiani vastus näitab, et Teheran tundis lööki. Iraani president kinnitas, et Pärsia lahes on probleem ja maailm on paisatud segadusse. Kõne üritab jätta mulje olukorra kontrollimisest, kuid samal ajal tunnistab, et vapustus on juba Iraani piiridest kaugemale jõudnud. See aitab selgitada, mis kaalul on. See pole ainult sõjaline vaidlus. See on lahing, mille eesmärk on murda režiimi võime jätkuvalt rahastada oma poliitilist, sõjalist ja piirkondlikku aparaati, samal ajal kui ta jätkab Washingtoni väljakutsumist. Selle pealetungi kajastus kordab sama joont. Eesmärk on katkestada režiimi majanduslik kasu, mis tuleb merelt. Numbrid aitavad mõista surve ulatust. Ameerika väejuhatuse andmetel, keda sel nädalal kajastatud uudistest tsiteeriti, on blokaadioperatsiooniga seotud üle 10 000 sõjaväelase ja rohkem kui tosin sõjalaeva. 6 kaubalaeva on juba sunnitud tagasi pöörduma. Otsese kokkupõrketa, mis näitab pigem lämmatamisstrateegiat kui lihtsalt verbaalset ähvardust. Teisel rindel teatasid Iraani võimud, et blokaadi jätkumine võib põhjustada vastureaktsiooni piirkonna mereteedel. See teeb selgeks, kuidas kriis võib eskaleeruda, kuid see rõhutab ka ühte reaalsust. Praegu määrab tempo Ameerika Ühendriikide merevägi. Selle olukorra keskne punkt on karm. Iraani majandus sõltub tugevalt merest ja kui sadamad seisma jäävad, kaotab režiim hapnikku. Blokaadi sõnum ongi just see. Ilma vaba juurdepääsuta merekaubandusele satub Teheran lämbumisse. Rahakoit tõmbub koomale, sisemine surve kasvab ja poliitiline hind tõuseb. Iraani president vastab, rääkides segadusest, kuid tegelik fakt on midagi muud. Majanduslik lämbumine on juba alanud ja Ameerika Ühendriigid püüavad muuta blokaadi otsustavaks relvaks, et murda Iraani ilma vajaduseta minna veelgi suuremasse sõtta.